pallid, nukud, klotsid, autod, lõbusad ja vahvad tuttaasjad. Mida? Et kui kaua me veel kõndima peame? Ma ei tea, Rebane, ma arvan, natukene maad peame veel minema. Tere! Minu nimi on Tuta ja meie Rebasega matkame täna. Me oleme päev otsa kõndinud ja me oleme näinud metsa ja nurmi ja ühte jänest ja kurge ja mis me veel nägime, Rebane? Me nägime ühte metsa ja peret ka, no aga nemad panid kohe jooksu, kui nemad meid nägid. Ja nüüdseks me oleme maha kõndinud juba umbes 10 kilomeetrit ja praegu me otsime endale laagripaika, et telt püsti panna. Tead, aga mulle tundub, et see ei ole nagu kõige parem koht, sest mulle tundub, et siin on natukene liiga niiske ja siin ei ole ka päris sile maa. Nii et Rebane, kas me vaatame edasi? Lähme sinna poole. Et kas me oleme juba kohal? Ei ole veel. Rebane, ma arvan, et nüüd me oleme küll kohale jõudnud. See tundub täpselt selline paik, kuhu võiks oma telgi panna, laagri püsti panna. Mis sa arvad, Rebane? Rebane? Rebane, kus sa oled? Rebane! Rebane, kus sa oled? See kõlas küll nagu Rebane. Rebane! Oota! Ma tulen! Rebane! Rebane! Mida sa teed siin? Sa leidsid kellegi uru. Sa tahad täna ööseks siia jääda. Tead, Rebane, ma arvan, et see ei ole võimalik. Ma arvan, et see on juba kellegi teise kodu. Otsime endale ikkagi uue koha. Tead, Rebane, ma leidsin meile juba ühe väga ilusa koha. Jah, ma näitan sulle. Lähme vaatame. See on sealpool. On väga ilus ja sile, see on mere ääres. Rebane, ma mõtlesin seda kohta. Siin on kuiv. Me oleme mere ääres. Ja siin on ka päris sile maapind. Näe, istu siia. Tead, lõket võib teha ainult selleks ette nähtud kohtades. Ja ei tohi olla suurt tuult ega liiga kuiv. Aga alati, kui ma laagripatsi jõuan, siis mulle meeldib esimese asjana rasked matkasaapaid jalast ära võtta. Nii. Plättud on kuskil siin. Näete, mul on sandaalid. Noh, Rebane, kuidas vaade meeldib? On ju ilus. Ja näete, vaadake, mul on avokaado sokid. Üks jalg ja teine jalg tuleb kohe. Laps, selle. Laps. Nõnda. Nii. Ja nüüd me peaksime panema püsti telgi. Nii. See ei ole telk. See on võrkkiik. Selle paneme hiljem püsti. Aga see on telk. Nii. Aga kuhu me võiksime selle panna? Aga paneme siia samma. Näe, see on ju päris hea koht. Eks ole? Nii, teeme selle.
Ops. Ops. Nõnda. Nüüd on meil vaja neid pulkasid, mis telki püsti hoiavad. Ja need on mul siin. Need on nii toredad. Käivad kokku nagu pusle. Ops. Ops. Näete, siia saaks tekitada justkui väikse koridori, aga kuna praegu vihma ei saja ja meile meeldib, kui telgis on värske õhk, siis ma jätan ühe ukse lahti. Nii, näete, ma paningi telgi kokku üksinda ja see ei olnud üldse nii keeruline. Aga nüüd ma paneksin oma asjad küll telki, sest ööd on juba päris niisked ja ma ei taha, et mu asjad märjad oleksid. Nõnda. Ops. Nii, kott. Müts. Ja saapad. Ukse ma panen kindlasti kinni. Siis ei pääse sääsed ja üldse erinevad putukad telki. Rebasele üldse ei meeldi, kui öösiti putukad telgis on. Eks ole, rebane, rebane. Rebane! Kuhu ta nüüd jälle läks? Kuule, rebane! Rebane! Kus sa oled? Võrkkiik. Kas sina riputasid senikaua võrkkiigi üles, kuni mina telki kokku panin? See on väga hea mõte, sest tööde jaotus aitab meil kiiremini laagrisse jääda. Kuidas palun? Sa tahad siin magada, mitte telgis. Rebane, ma arvan, et ööd on juba nii külmad, et me võime siin magades haigeks jääda. Või tead, mida me teha võime? Me võime siin võrkkiigest natukene pikutada ja puhata. Mis sa sellest arvad? Ops! Nii. Meie teeme nüüd väikese lõunauinaku. Ja teile ma soovitan kindlasti telkima minna, see on päris mõnus. Kohtume peagi. Tada! La 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 la